Nii, siin on nüüd siis väga ilus koht, siit on näha Tallinna vanalinna merevärav, Paks Margareeta. Sealt tulid inimesed, läksid mere äärde otse ja enam ei lähe. Ja see, mille keskel me oleme, see üüratu liiklussõlm, on siis näide sellest, et kui kadus see mõte ära, et meri ja linn on omavahel nagu nii loogiliselt, orgaaniliselt seotud ja linn laienes, siis tähendas see seda, et see loogika, et pidi saama vanalinnast mere äärde, see teisenes. Arusaadavalt, vanalinn ei ole elukeskkond number 1 täna on isegi vanalinnas elab eestlasi vähem kui välismaalasi ja tegelikult magamiskohad ja töökohad on hoopis sootus mujal. Ja seetõttu tuli siis vahepeal hea plaan. Juhime Lasnamäe, et Ida-Tallinna, kus need suured magalad tekkisid, inimesed hommikuti tööle mööda Põhjaväila ja õhtul viime nad siit tagasi. Siit pidi 10 000 inimesi niimoodi päevas sõitma. Sest siis oli plaan, et Põhja-Tallinnas on töökohad ja inimesed magavad Lasnamäel. See Põhjaväilast on nüüd niimoodi, see on välja ehitatud siia täpselt nii, nagu ta on. Vanalinnast mere äärde minek ei ole mitte midagi sellist ägedat, jalutavat, rohelist või kultuurset. See on üks ellujäämisvõitlus autode, trammide, rekkade kõige vahel. See on üks müstilisemalt segasemaid kohti minu jaoks üldse. See on praegu ümbervaatamisel, ümberplaneerimisel ja see Põhjaväil, mis siit pidi läbi jooksma ja ära lõikama Tallinnas südame ja mere, see plaan on nüüd muutunud ja läheb natukene väiksemaks. Ja see on ka super, sest niimoodi mina ei tea. Ma ei näe enam põhjust, miks peaks ühendama näiteks vanalinna. Elu võikski siis sinna jääda ja täiesti teine elukeskkond tekib randa oma loogikaga, oma algatustega ja võib-olla peavadki autod selle pooleks lõikama, et inimesed ei satuks. Liiga suur selline kultuurishokk ei tuleks vanalinnast tulla välja ja avastada, et siin on ju meri.